Justiitsminister võttis sel nädalal tagasi seaduseelnõu, mis oli ajanud Eesti meedia kurjaks, kuna nägid selles poliitilist tsensuuri. See paneb mõtlema, kas Riigikogu valimised ei peaks toimuma hoopis iga aasta tagant, et hirmust kaotada valijate hääli loobutaks sigaduste korraldamisest. Selle teema juurde tuleme kindlasti tulevikus tagasi, kuid praegu heidame pilgu hoopis valusamale teemale. Täna, 1941. aastal, oli Eesti rahva jaoks traagiline päev. Tuhanded eestlased aeti loomavagunitesse ja saadeti Siberisse sunnitööle kommunistlikku õndsust üles ehitama. Krista Aru käisid juuniküüditatutele pärga asetamas. Mis tunded valdavad? Tundeid on väga raske kirjeldada. See kõik oli ju 14. juuni 1941, on ju üks nendest päevadest, mis Eesti rahva ajaloos ja kogu sellise Eesti rahva loos on väga traagiline päev. Ja me ei saa mõelda tänasel päeval, et me tunnetame, mõistame kõike seda, mis oli 14. juuni 1941 neile inimestele, neile 10 000 inimestele, kes aeti loomavagunisse ja saadeti ära, täiesti teadmata kuhu, milleks, mis on põhjus, me ei oskagi seda mõelda. Aga mida me saame tänasel päeval mõelda, on kindlasti see, et see, mis inimest aitab, on esiteks tema enda töökus, tema enda püüe olla parem nii ise kui ka teiste vastu. Ja seda me saame tegelikult õppida kõikidest, lisaks sellele traagikale, mis see tuleb meieni sealt kaugest minevikust seoses selle päevaga. Mõtlen mina ikkagi, et tegelikult ei ole ajalugu ega minevik kunagi selleks, et neid ainult niimoodi halvasti ja raskelt mäletada ja meenutada, vaid need on selleks, et aru saada, kus on selle inimese elus, riigi elus, rahva elus, kus on need olulised punktid, mida ei tohi unustada. Nii et see seltskond ju, kes nii julmalt tegutses Eesti rahva kallal, see seltskond ei andnud endale aru, aga ma usun, et eestlane mõtestas just nimelt, kui sealt tagasi tuli, selle ülekohtu ja selle kuriteo läbi selle töö. Ma olen näinud väga palju neid inimesi, kes tulid tagasi Siberist ja kellel on nii suur elusk ja nii suur töötahe ja nii suur jõud ja julgus. Võib-olla kogu seda kompleksi, seda traagikat, millest inimene ikkagi tuleb võitjana välja, mitte küll kõik ei tulnud, aga kes tuli, see tuli võitjana välja. Võib-olla seda meenutab ka see päev. Me võtame täna iseseisvust liialt iseenesest mõistetavalt ja võib-olla me ei mõtle selle peale, et üks hetk võib see korduda. Ja eks selle meenutamiseks, et iseseisvus ei ole kunagi mitte kellelegi, ei riigile ega rahvale midagi nii iseenesest lihtsalt olemas, vaid selle eest tuleb seista, selle eest tuleb töötada, selle eest tuleb võidelda. Ma arvan, et üks selle tänase 14. juuni sõnumeid on ja jääb ka selliseks. Ja ma arvan ja loodan väga, et seda sõnumit ka kuulatakse ja mõistetakse. Sest siin ei piisa ainult sellest, et sulle sõnadega öeldakse, siin tegelikult tuleb ka kuulatada ja mõistatada. Kuulatada kas või neid kirikukelli ja mõelda just nimelt sellele, et ükskõik kui tubli sa ise oled, ükskõik kui tubli on su riik, sa kunagi lõpuni ei ole kaitstud selle eest, mis võib tulla sinust sõltumatult. Ja iseseisvuse eest tuleb alati olla valvel ja iseseisvuse eest tuleb olla ka uhke. Sest see on midagi, mis ei kuulu lihtsalt niisama, vaid see on kätte saadud, kätte võideldud ja seda tuleb hoida ja edasi kanda. Tänasel päeval ei tohiks kõrvale vaadata ka asjaolust, et tuhanded eestlased on majandusküüditatud välismaale neoliberalistlikku õndsust ehitama. Kui sinulgi on mõni sõber või tuttav majanduspaguluses välismaal, siis oleks temaga täna paslik ühendust võtta.